Vaid mõned päevad tagasi ei adunud jüngrid veel midagi sellest hetkest ja selle hetke tähendusest, millesse nad olid tegelikult just astumas. Suurel neljapäeval nad arvasid, et see on Paasa õhtusöömaaeg, nagu iga juudi pere korra aastas teeb, et meenutada Egiptuse orjapõlvest väljatulekut. Kuid seekord ütles Jeesus midagi täiesti uut ja erakordset. Ma olen südamest igatsenud seda Paasat süüa teiega enne oma kannatamist, sest ma ütlen teile, ma ei söö seda enam, kuni kõik on täide läinud Jumala riigis. Ja evangelist jätab meile teksti sellest päevast, aga pärast Paasa söömaaega tuli Jeesus koos nendega paika, mida hüütakse Getsemaniks, ja ütles jüngritele, istuge siin, kuni ma lähen ja palvetan seal. Ja ta võttis enesega kaasa Peetruse ja 2 Sebeduse poega ning muutus kurvaks ja tundis ahastust. Siis ta ütles neile, et mu hing on väga kurb surmani. Jääge siia ja valvake koos minuga. Ja ta läks pisut eemale, langes silmili maha ja palvetas, minu isa, kui see on võimalik, siis möödugu see karikas minust. Ometi ärgu sündigu nõnda nagu mina tahan, vaid nõnda nagu sina. Ja seejärel rullus lahti midagi, millest olid prohvetid kirjutanud juba sajandeid varem, kuid mida inimesed sellel reedel, suurel reedel ei mõistnud. Looja ohverdab ennast loodu eest. Peale ebaõiglast ülekuulamisprotsessi jõutigi otsusele ning hakati liikuma. Ja nad jõudsid paika, mida hüütakse Golgataks. See tähendab pealuu paigaks. Ja kui nad tema olid risti löönud, jagasid nad liisku heites ta rõivad omavahel ja istusid maha ning valvasid teda seal. Ja umbes keskpäeva paiku tuli pimedus üle terve maa kuni kella 3 peale lõunat, sest päike pimenes. Aga templi vahevaip kärises keskelt lõhki. Ja Jeesus hüüdis valju häälega, isa, sinu kätte ma annan oma vaimu. Seda öeldes heitis ta hinge. Imelik. Kas tõesti Jumal vajas inimese abi just sellisel hetkel? Tegelikult vastupidi. Inimene, terve inimkond vajas abi ehk kogemust, et Jumal jagab ennast meiega ka kõige lootusetumatel hetkedel. Ja vaata, Juuda linnast, Arimaatiast pärit Joosepi nimeline suurkohtunõunik, kes oli hea ja õiglane mees, kes ei olnud leppinud nende otsuse ega teoga ja kes ootas Jumala riiki. Läks Pilatuse juurde ja palus enesele Jeesuse ihu. Ja ta võttis selle maha, mähkis linasse ja asetas kaljusse raiutud hauda, kuhu polnud veel mitte kedagi maetud. Ning seejärel saabus hingamispäev, võib-olla see kõige keerukam päev inimese jaoks. Mitte midagi ei saa teha, peab lihtsalt ootama. Ja see oli pühade valmistumispäev ning hingamispäev oli algamas. Aga naised, kes olid Jeesusega koos tulnud Galileast, läksid kaasa ja vaatasid hauakambrit ja seda, kuidas tema ihu sinna pandi. Siis nad pöördusid tagasi ning panid valmis lõhnarohte ja mürri ja hingamispäeval nad puhkasid käsu järgi. Mida siis oodata, kui enam oodata midagi ei ole? Seal, kus on imelik lõpp, leiab aset jumalik algus. Ja just nii juhtus ka ülestõusmispäevade hommikul. Aga esimesel nädalapäeval veel enne koitu läksid naised hauale, tuues kaasa lõhnarohte, mis nad olid valmis pannud. Et nad leidsid kivi hauakambri eest ära olevat veeretatud. Ja kui nad sisse astusid, ei leidnud nad issandat Jeesuse ihu. Ja sündis, et kui nad olid nõutuses selle pärast, vaata, 2 meest seisid nende juures
erevalgeis rõivais. Aga kui naised hirmu tundes silmad maha lõid, ütlesid mehed neile: mis te otsite elavat surnute juurest? Teda ei ole siin, ta on üles äratatud. Tuletage meelde, mida ta teile rääkis juba Galileas, öeldes, et inimese poeg peab antama patuste inimeste kätte ja risti löödama ja 3. päeval üles tõusma. Ja naistele tuli meelde Jeesuse sõnad. Ja pöördudes hauakambri juures tagasi, kuulutasid nad kõike seda neile 11 ja kõigile teistele. Hea Jumala rahvas, kes me oleme kogunenud täna Kristuse lähedusse, tõuseme koos ja kuulutame tema kuningriigist. Kuningas, Kristus on kuningas, au ja kiitust ja tänu toogem tal koos. Taevane, püha ja tõeline, armastan sind, mu elu jõud, rõõmude rõõm. Kuningas, Kristus on kuningas. Kuningas, Kristus on kuningas, au ja kiitust ja tänu toogem tal koos. Taevane, püha ja tõeline, armastan sind, mu elu jõud, rõõmude rõõm. Laulge kõik, on tõesti nimi Jeesus, meie augmik, Jeesus oled vaid sa. Kuningas, Kristus on kuningas, suurid mehest, palud mehest, õnnistad meid. Kuningas, Kristus, kuningas, Kristus on kuningas, au ja kiitus ja tänu toogem tal koos. Taevane, püha ja tõeline, armastan sind, mu elu jõud, rõõmude rõõm. Laulge kõik, ilm on tõesti nimi Jeesus, meie augas Jeesus oled vaid sa. Kuningas, Kristus on kuningas, suurid mehest, palud mehest, õnnistad meid. Suurid mehest, palud mehest, õnnistad meid. Suurid mehest, palud mehest, õnnistad meid. Kristus on üles tõusnud. Kristus on üles tõusnud. Tõesti üles tõusnud. Kristus on üles tõusnud. Ta on tõesti üles tõusnud. Amen. Amen. Istume hetkeks. Kui eelmisel pühapäeval tähistasime palmipüüde püha ja siis me lugesime kindlasti piiblist seda, kuidas eesli järgi mindi ja kuidas eesel leiti ja nii edasi. Aga seal on üks huvitav mõte, mille täna tahaks veel korra üle käia või korrata. Rahvas, kes võttis vastu Jeesuse, ülistades teda ja kiites teda ja teades, et sellest, kes tuleb, saab olema Iisraeli kuningas. Ja ei läinud palju mööda, kui see sama rahvas hüüdis löödagu ta risti.
see rahvas, juudid, kõik neil oli teada, midagi polnud nende eest varjatud. Aga nad ei mõistnud. Nad ei saanud aru ja paljud ei tahtnudki aru saada. Täna me oleme selles seisus, kus me oleme juba usu läbi ja ka teadmise läbi, mida me ajaloost oleme lugenud piibliraamatust või ka siis erinevatest tekstidest, mis selle aja kohta on kirjutatud kultuuriruumist. Me täna oleme selles osas juba rõõmsad, et me ei vaja seda, et me peaks kuidagi pahanduma sellest, kes tuli, vaid ainult rõõmustama, sest ta on ja ta jääb olema. Jeesus Kristus, meie päästja, lunastaja meie ees. Tänases päevas, kui me võime võtta ette ja vaadata, mida selles maailmas on tehtud Jeesuse kiitmiseks ja ülistamiseks, siis reedel, ristilöömise päeval, suurel reedel käisime Eveliga kontserdil. Wolfgang Amadeus Mozart on kirjutanud teose Requiem, mis väidetavalt peaks olema tõlkes rahu. Ja selle kohta on legende, kuidas ta seda tegi, kuidas see loodi, kuidas ta lõpetamata jäi või mis iganes. Aga see lugu iseenesest, kui seda seal kontserdil kuulata, siis minu sees tekkis mitmeid selliseid tundmusi. Kuna on võimalik teksti lugeda, mida koor laulab, siis midagi puudutas mind nii eriliselt sellel korral, et ma ei osanud sellele isegi nime anda ja ma olen selle üle mõelnud, püüdnud enda sees leida seda kohta, et kuis Mozart selle kirjutades, elades tegelikult nagu ta elas ja me teame, et ei olnud mitte väga rõõmus ega lõbus elu temal. Aga ta suutis selle rahu kirjutada sinna sisse. Sellise palvena, sellise teatud mõttes ängina, mis ta sees oli. Aga ta tõi selle lõpus välja, et issand, sina oled kuningas. Kristus, sina oled kuningas. Palun, ülistame teda. Kohe ülistame koos ja kutsume kõigepealt ka lapsi üles ja täna on selline, et tundke ennast hästi, et meil on selline laul, kus väga palju kõiki liigutusi ei ole välja mõelnud. Igaühel on endal võimalik mõelda, tõsta käsi või kuidas sa ennast hästi tunned. Aga kuna me oleme rääkinud täna kuningate kuningast, siis ma mõtlesin, et tegelikult mul on ainult üks lugu oma elust, kus ma olen näinud mitte kuningat, vaid kuningannat. Et me olime mõned aastad tagasi Edinburghis ja me teadsime, et kuninganna Elisabeth II on ka seal. Ja sellel hetkel, kui me tulime välja, see oli äkki Edinburghi parlamendihoone, ma mõtlen, ja rahvas seisis tänaval ja nad ootasid midagi. Ja ega me ei teadnud, et see kuninganna sealt niimoodi autoga mööda sõidab ja läksime ka siis ootama. Ja me ei pidanud üldse kaua ootama, see auto kohe tuli ja me saime väikse filmilõigu filmida ja me olime hästi uhked Matiga selle üle, et me saime päriselt, ta varsti pärast seda minu meelest, ma ei mäleta enam kui pikka aja pärast, aga minu meelest varsti pärast seda ta lahkus siit maalt. Nii et me olime väga uhked selle väikese filmilõigu üle, mis me siis sealt aknast õnnestus nagu filmida, et näitasime pärast, kui kodus olime ja paljudele. Aga mõelge, et Jeesus on tegelikult kuningate kuningas ja kui tema tuleb, siis ma ei tea, kas sa isegi tabad võtta mobiili, et seda filmida. Et ma arvan, et see on nagu nii eriline hetk, mis meid nagu tabab. Et kui selline maine kuninganna juba suutis meis nii palju inimestest, kõik oli nii rõõmsad. See oli pärast nii tore, et kui ta mööda sõitis, siis kogu see rahvas, kes seal olid, hakkasid niimoodi elevil, kõik niimoodi rõõmustasid ja kõik ütlesid üksteisele, me nägime teda. Aga mõelge, kui kuningate kuningas ja kui Jeesus tuleb. Et kuidas me siis oleme ja kui eriline see äge siis on, kui me tõepoolest kohtume oma kuningate kuningaga. Aga meil on see võimalus ja me iga hetk võime seda teha ja ma väga tõesti soovime, et
need ülestõusmispühad oleksid meile kõigile nagu selline uus, kuidas ma ütlen, kogemus, uus selline elu koos Jumalaga edasi ja veel lähemale. Nii et tõuseme üles ja laulame kuningate kuningale, ülistame teda ja lapsed võivad ka siia ette tulla, et kes on või tulla vahekäiku välja või ühesõnaga tunne ennast nagu hästi ja ülista Jeesust. Sassi mind. Teeme ettepaneku, kuidas see võiks käia? No jaa, mõtlesime ka nii, et kui on see koht, et on austus ja siis kummardame ja siis kui on halleluuja, siis tõstame käsi. Võiks nii, aga kõik on lubatud. Kuningate kuningas austus, halleluuja, insandate issand sa austus, halleluuja, Jeesus Messias austus, halleluuja, Jeesus Messias austus, halleluuja, kuningate kuningas austus, halleluuja, insandate issand sa austus, halleluuja, Jeesus Messias austus, halleluuja, Jeesus Messias austus, halleluuja. Ja nüüd võib laksutada küll. Väga hea. Kuningate kuningat ülistan, kuningate kuningat ülistan, kuningate kuningat ülistan, Jeesust ülistan. Kuningate kuningat ülistan, kuningate kuningat ülistan, kuningate kuningat ülistan, Jeesust ülistan. Jeesus sind ülistan, Jeesus sind ülistan, kuningate kuningat ülistan, Jeesust ülistan. Kuningate kuningat ülistan, kuningate kuningat ülistan, kuningate kuningat ülistan, Jeesust ülistan. Halleluuja. Isa, me täname sind, tõesti sirutame oma käed laste poole. Ja issand, tõesti, sina oled kuningate kuningas, mitte ainult meie lapsukestel, vaid meile kõigile. Aga isa, me toome oma lapsukesed sinu ette, kõik, kes täna on lapse seisuses ja kõik, kes lähevad pärast kohe oma tegevuste juurde, issand, me tõesti täname sind, isa, et sina oled nende issand, et sina rajad enda tee nende südametesse, issand, ja see juurdub sinna tugevasti, issand, et ükskõik millised tormid või tuuled neid elus tabavad, nad teavad, issand, et sina oled kuningate kuningas. Jeesus, sina oled see, kelle poole tõesti me saame hüüda ja sa vastad meile. Jeesuse nimel, isa, ja me tõesti õnnistame seda tänast olemist neil seal, mis iganes nende õpetajad neile ette on seal mõelnud ja välja mõelnud, issand, aga me teame, et sind tõstetakse, issand, kõrgeks. Ja tõesti me täname ja õnnistame kõiki õpetajad, kõiki õpilasi, lapsi seal, kes tõesti on õpilase seisuses ja saavad teada, issand, sellest, et sina oled hea ja sinu heldus kestab igavesti. Aamen. Aamen. Lapsed võivad ära minna. Kes tahavad muidugi, ta võivad ära minna, aga lapsed võivad ka siia jääda. Aga mul meenus üks tore koht kirjakohana, kui Jeesus läks palvetama ja tal jüngrid olid kaasas ja siis nad seal tundsid ennast nii hästi, et lõpuks ütlesid, et paneme selle sama telgi siia püsti ja ärme lähegi kuskile, siin on nii hea koht ja hea olla. Siis kas meie koda võiks olla see telk või kas see meie koda võiks olla see koht, kus on nii hea olla, et
kui sa mõtled selle peale, et kuidas me oleme siia jõudnud, mida me oleme saavutanud sellega, et mina ja sina ja võib-olla veel keegi, kes väljaspoolt kogudust on panustanud sellesse nii hästi, et me ei pidanud ostma poest 3 telki, vaid et meil on hoone, meil on kodu, kuhu tulla. Meelis on rääkinud, et me tahame lähiajal võtta ette ja foajee teha niimoodi korda, et see oleks selline särav sissekäik igale ühele, kes tuleb siia sisse. Kui sul on selle peale mõtteid ja kui sul on vahendeid, mis ei ole vabad, aga mida sa ohvriannina saaksid ära anda, siis sihtasutusega kodulehekülje pealt leiad sa kontonumbri, kuhu kanda. Tee seda. Aga Kaupo ja Ester andsid nõusoleku täna tulla panna kokku see korjanduse kogum, mis me täna oleme kaasa võtnud selleks, et ülistada ka oma Anniga Jeesuse Kristuse tulemist, pühaks saamist, meie eest seismas Jumala ees. Me saame seda teha. Nii et olge head. Sihtasutuse konto, ma usun, et on ka võimalik meil kodulehekülje pealt leida, kui tahate otse sinna kanda. Aga kui te kannate sellisel moel, et te kannate koguduse kontole, siis pange sinna juurde ehituseks või pange sinna foajee, tore sõna kirjutada. Ja siis on see kindla peale minemas selle koha peal, mis läheb ehitusse. Ma ei tea, kui palju te teate või panete tähele või olete kaasas olnud Toidupanga abiteenistuses. Kes on käinud sellel, tõsta käsi? Kes on abiline olnud? Tänase päeva seisuga on seis selline, kus meil on vaja sinna inimesi juurde. Meil on vaja inimesi, kellel on natukene suurem auto kui sapakas, sest et tavaliselt seda kraami on rohkem, mida on vaja poodidest ära tuua ja pärast inimeste juurde viia. Neid abikäsi on väga vaja. Väga vaja. See ei ole midagi kontimurdvat, aga laupäeviti ja pühapäeviti õhtul kell 8 me oleme kogunenud siia, kes on saanud tulla ja siis selle toimingu ära teha. Kell 10 oled kodus, ära muretse. Nii et kui teil on kellelgi südames seda tõesti tulla tegema, siis te võite minu poole pöörduda, te võite ka Rene poole pöörduda. Rene, kus sa oled? Näete, seal tõstab käe püsti, tema arvatavasti võtab selle juhtimise ja korraldamise enda peale. Nii et tulge appi. Aga järgmine nädal, mis on tulemas, meil on päris mitmed tegevusi. Palveteenistus on esmaspäeval kell 9, teist, kell 7. Palvekliinik on meil ikka 6:30 kuni 8:30. Kellel on midagi tõsist, siis jätkuvalt on siin inimesi käinud ja mõned inimesed on meil, kes käivad iga kord. Aga tulge, kui on midagi, kas enda või kellegi teise pärast paluda. Oluline asi, 23. aprillil, kas meil on see kuskilt ka panna üles, algab meil pühendumiskool. Ja see kestab 4 korda, see on 4 päeviti. Sinna on oodatud kõik, kes soovivad tulla ristimisele või liituda Karmeli kogudusega. Kui sul on keegi sõber, kes ei tea veel täpselt, kuidas olla või kuhu minna, siis kutsuda sellele pühendumiskoolile, kus saab teadmisi. Hingehoid jätkuvalt meil toimib. Ka täna pärast teenistust seal kardina taga on palveaeg, nii et tule kindlasti. Väga põnev asi saab olema 13. ehk siis see on esmaspäev nädala pärast. Kui kell 7 tuleb meil teenima Baio-Onni Vinde ja ta ikka aastas korra või 2 käib. Ja siis ta teenib meid suure rõõmuga ja tasub tulla. Olen oma kogemusest tema palve läbi saanud ühe muutuse enda sees ja Jumal tegi seda, aga teda oli vaja millegi pärast selleks sõnumitoojaks. Ja järgmisel pühapäeval on meil selline hetk, kus hakkab meil uus seeria nimetusega Elu vaimus. Ja esimesena tuleb siis Erik Preisfrund meid sellest kuidagi teavitama või meile seda teemat sisendama. Nädal on möödas ja selle nädala sees on tähistanud oma sünnipäeva meil Marika Einstein ja Erki Toming.
Ja meil on üks oluline mees veel siin koguduses, kes sünnipäeva tähistas, aga Gunnar, sul oli plaan sellega kuidagi, anname sõna sulle. Nii, sõbrad, meil on ikka jälle viimasel ajal seda rõõmu, et me praktiseerime Jumala sõna, mis ütleb, et juhatajaid peab väärikalt tunnustama ja meie juhatuses üks tore mees on tähistanud Jeesuse elu vaadates peaaegu kõige olulisemat sünnipäeva, teenistusse astumise sünnipäeva. Et Madis Kask, 30, ole hea, tule ka siia lavale. Teeme aplausi, Madis on meie juhatuse liige, selline tähtis sünnipäev. Oi! Ja kuidagi on sattunud nii, et ma ei tea, lille paber on ümber jäänud, vabandust, võtame selle ära. Oi. Ja kuule, siit tuleb välja see, et teadjad inimesed ütlevad, et aprillis, kui mehed saavad 30, siis õige lillemark on väikesambaga saag. Et see pidi nagu kõik asjad õigeks tegema. Aga tegelikult, Madis, me oleme väga tänulikud sulle, sinu teenimise, sinu anni ja panuse eest ja me loodame, et see saag tuletab meelde seda, et ta varustab sind kõigega, mis on vaja täna, homme ja kuni selle päevani, mil ta ütleb, tulge tagasi, inimlapsed, kui sinu aeg on minna koju. Nii et meil on hea meel, ole väga-väga õnnistatud, võib aplodeerida ja palun, mehine lill. Ja siit on natukese midagi sellist ka, et kui saagimise vahel on vaja väge juurde, et siis saaks. Aga sõbrad, tõuseme koos püsti ja õnnistame, nii et meie tuli diakon Mattias palub tulevasele diakonile Madisele õnnistust. Meil on nii hea üheskoos õnnistust paluda ja ise me tõesti toome Madise sinu ette ja täpselt nii, nagu pastor Gunnar ütles ka, et me palume tema üle sinu erilist varustamist, isa. Tänu sulle, et mida iganes see elu toob, mida iganes maailm toob, ma tänan sind, et see, kuhu sina oled teda ja tema pere kutsumas, ma tänan sind, et sinu varustus ja sinu arm ja sinu soosing ja sinu õnnistus on üle selle kõige. Ja ma tänan sind, et ta on olnud üks hea ja ustav sulane. Ma tänan sind selle eest ja ise kuidagi tunnetan, et sa oled nagu õnnelik selle üle, mida ta on teinud ja see pakub sulle rõõmu isa. Ja ma palun täpselt samasugust sellist nagu head lõhna, mis tema elust nagu levib igale poole. Ma tänan sind, et see võiks minna samamoodi edasi, et ta võiks olla õnnistuseks, et tema pere võiks olla õnnistuseks ja kõik, mis sa teeb, see on kuidagi nagu, seal on see sinu selline soosing küljes, seal on see hea lõhn küljes, kui iganes ta oma käe vastu paneb, kus iganes ta käib. Ma tänan sind üks eriline sinu arm üle selle ja me palume eriliselt ka tema pere sinu kätte ja kogu selle aasta ja kõik järgnevad aastad ja ma tänan sind selle eest. Ma tänan sind, et sina oled nii hea ja sinu arm on üle tema. Tänan sulle. Aamen. Amen. Olge head, võtke istet. Üks oluline teada veel. 26 aprill on püha päev, kui on meil kindlasti teenistus, aga teenistuse järgselt on ka meie koguduse üldkoosolek. Tule kindlasti kohale, sest et olulist informatsiooni ja ka sinu kohalolek, sinu hääle näol on oluline selle koguduse jätkamise ja jätkumise jaoks. Nii et 26. aprillil tee endal märge võib-olla siis ka kalendrisse ja püüa olla kohal. Aga tõuseme hetkeks, sest et Erki ja Marika vajavad ka seda palve tuge järgmisse aastasse ja ka korjandus, mis me kokku panime. Isa taevas, me saame seista sinu palge ees oma sõprade pärast. Issand, sest et kui me oleme siin, siis me oleme õed ja vennad, aga me oleme ka sõbrad. Ja Marika ja Erki, 2 inimest, kes siin koguduses on teinud olulisi ja väga tähtsaid ja ka väga hea tulemusega oma head tööd. Isa, see on üks asi. Teine asi on see, et nende pered, kes on kasvanud, kes on arenenud, issand, ka sinu poja väe all tervislikult ja parimal moel, siis isa, me palume, et Marikal ja Erkil oleks jätkuvalt jõudu, jätkuvalt tarkust, issand, sinu tuge, sinu vaimu juhtimist selles järgmises aastas. Kindlasti on pandud valmis erinevaid ootusi ja lootusi, issand, mis on sulle meelepärased, sa
oled tõotanud, et sa lased sellel kõigel korda minna nende eludes. Aga isa, me palume ka kõik nende partnerid ja nende sõbrad, tuttavad, lähedased sinu kätte, et Erkit ja Marikat jätkuks ka nende jaoks. Issand, me usume, et sul on veel suuri häid ande nende jaoks valmis pandud uude aastasse. Olgu nad õnnistatud, hoitud ja kaitstud Jeesuse Kristuse nimel. Isa, me täname sind ka selle kokku pandud raha eest, mille sa oled lubanud tuua siia kotta, et see koda saaks jälle edasi areneda, et koguduses kõik asjad saaks tehtud, mis on olulised ja sulle meelepärased. Jeesuse nimel, isa, ma palun, et sa õnnistad igat lahket handjat, igat kukrut, mis täna sai tühjemaks, aga mida sina jälle täidad. Issand, nii, et sealt voolab üle, nii, et sealt saab jälle jagada. Jeesuse nimel, issand, sina oled suurendaja ja sa oled rohkendaja, sa oled kordistaja. Seepärast me palume, et sinu armastuse and oleks meie igaühe üle, kes me toome sulle. Jeesuse nimel me täname sind kõige selle hea eest. Amen. Aga nüüd on oluline koht, kus me kutsume oma kalli pastori jälle lavale ja tal on sõnum, mida täna jagada. Ma arvan, et ta lubab teil istuda. Mängi sa. Aga enne, sõbrad, kui me lähme selle sõnumi juurde, võtame veel ühe hetke, et lihtsalt lubada oma hingel vaikseks jääda. Kuningas Taavet, kes oli erakordse kutsumusega Jumala mees ja erakordselt inimlik Jumala mees samamoodi, kes tõi suuri võite, kes nägi suuri kaotusi, ütleb, hing, miks sa oled nii rahutumu sees? Oota issandat. Ja me näeme, et see sarnane muster tegelikult kordus ka suurel nädalal. Keegi ei osanud Vanatestamendi prohvetlikest sõnadest näha sellist sündmuste käiku, nii nagu see suurel reedel hakkas lahti rulluma. Aga need, kes selle keskel tegid nii nagu naised, et nad käsu kohaselt, Jumala sõna kohaselt, hingamispäeval võtsid hoo maha ja ütlesid oma hingele, ole vait ja maga. Nemad olid need, kes esimesena haual kohtasid Kristust. Nii et suur tänu, Hardi, erakordse Anniga teenib meid ja sellel ajal, ära karda, vahest selline vaikselt istumine tundub inimestele tänasel päeval nagu appi, kui kaua peab olema. Me liiga kaua ei ole, kes mind tunnevad, siis pigem lühikese aja, eks ju. Aga lase selle palvehetke sees oma süda liikuma tagasi möödunud suure nädala sündmustesse. Ja pane tähele neid kohti ja neid hetki, kus Jumal moel või teisel sind puudutas. Maaria seisis aga haua kõrval väljas ja nuttis. Ja kui ta nõnda nuttis, vaatas ta kummargil hauda ja nägi kahte valgeis riides inglit istuvad seal, kuhu oli pandud Jeesuse ihu, ühte peatsist ja teist jalutsis. Ja nad ütlesid talle, naine, miks sa nutad? Ja tema vastas neile, nad on mu issanda ära viinud ja ma ei tea, kuhu nad on ta pannud. Kui ta seda oli öelnud, pöördus ta ümber ja nägi Jeesus seismas. Aga ta ei teadnud, et see on Jeesus.
ja Jeesus ütles talle, naine, miks sa nutad ja keda sa otsid? Maarja arvas ta aedniku olevat ja ütles talle, issand, kui sina oled ta ära kandnud, siis ütle mulle, kuhu sa ta panid ja ma ise toon ta ära. Ja Jeesus ütles talle, Maarja. Too pöördus ümber ja ütles talle heebrea keeles, Rabuni. See tähendab õpetaja. Issand, me tahame olla tänasel hommikul siin. Need, kes kuulevad su häält. Me lihtsalt iseenda jõust ei jaksa ümber keerata. Meie oma heast tahtest ei suuda keerata selga sellele, kes me oleme inimlikult. Kuhu poole meid tõmbab oma inimliku iha, soovi, hirmu, kartusega. Aga me täname, et sa oled täna siin oma vaimu läbi. Ja sa ei ütle ainult sõna Maarja. Sa ütled täna Maria, Mati, Madis, Ilmar, Kalle, Ülle ja nii edasi ja nii edasi. Sa kõnetad igat nime. Ja me avame oma südame. Mitte lihtsalt selleks, et kuulda järgmist plaani või järgmist käiku, vaid selleks, et kuulata sind ja olla su lähedal. Ja me täname, et selles on kõik, mida me vajame. Nendes hetkedes ja nendes kohtades, kus me teame, mida me vajame ja kuhu me läheme. Aga ka kõiges selles, millest täna on meie elus teadmatus, millest täna on meie koguduses teadmatus, millest täna on ka meie riigis ja meie rahva keskel teadmatus. Aitäh, et sa oled täna siin, et öelda meie nime ja kõnetada meie elu. Amen. Aitäh, Hardi, sulle. Kas sa oled mõelnud, kallis sõber, et mida sina võtad kaasa nendelt ülestõusmispühadelt? Kui sa ei ole mõelnud, siis sa ei ole hiljaks jäänud, sest pidu alles algab tegelikult. Ja see oli nii tore õigeusu traditsiooni kohaselt. Nemad nii jõuluajal kui ka ülestõusmispühade eel, nendel on suur paast enne. Ja kord Rakvere preestriga Aleksandriga rääkides ka just jõuludest, aga ma arvan, see kolereerub ka ülestõusmispühadesse, ta ütles, et teate, ma vahest ei saa teist eestlastest aru. Teie sööte enne kogu aeg ja pidutsete. Ja siis, kui on ülestõusmishommik või siis, kui on jõulud ära, siis te olete sellest kõigest peost nii väsinud, et ei jaksa enam üldse rõõmu tunda sellest, mis see pidu oli. Aga meie varakristlikus traditsioonis proovime vastupidi. Hoida ennem ennast tagasi ja siis, kui see päev on olnud, pidutseda siis. Nii et kui sa ei ole veel mõelnud, mida sina kaasa võtad nendelt päevadelt, siis sa ei ole jäänud hiljaks. Mõtle enda jaoks valmis, sest ma arvan, et selles ajas, kus me täna elame, väärtust oma ellu me hangime mööda minnes juhuslikult väga harva. Väärtusetut, kerget, lihtsalt sellist, võiks öelda sellist spämmi, seda tuleb iseenesest. Aga et võtta enda ellu kaasa midagi väärtuslikku, selleks me peame tegema teadlikke otsuseid. Mulle meeldis Virumaa Teataja ajakirjanik, kes ise vähemalt ennast pealkirjas nimetab, et mittekristlane oma esimesel vaiksel palverännakul ehk ristikäik läbi Rakvere. Nii ta Virumaa Teatajas kommenteerib tagasi vaadates reedest ristiteed. Ja tema kirjeldab seal, mida tema kaasa võttis, siis nii-öelda mittekristlasena. Ta ütleb, teekonna jätkates järgmise pühakoja suunas tundsin, kuidas tõeline rahu minu peale langes. Kohe nii suur rahu, et silmad vajusid hetkeks kinni. Mitte siis istudes, aga teed käies. See oli midagi, mida tema märkas, pani kirja ja ma tsiteerin. Kuidas on sinuga? Mille sina kaasa võtad? Mina tahan täna jagada sinuga väga ausalt seda, mida mina kaasa võtan ja kui selles on midagi, mis sind puudutab, siis ära hoia tagasi, võta see kõik endale. Kui selles on midagi, milles Jumal hakkab juhatama sind sinu allikale, sinu varanduste juurde, siis pane seda radapidi minema. Mina võtan neilt ülestõusmispühadelt kaasa ühe kivi ja 3 lauset. Selle kivi juurde ma tulen pärast tagasi. Loodetavasti, et ma ei unusta, sellepärast ma panen selle sinna. Aga 3 lauset ülestõusmispühade loost. Ja esimene on, võiks öelda, kõige traagilisemal hetkel. Võib-olla jüngrid veel sinna maani kuidagi moodi lootsid, et äkki selles hetkes midagi muutub. Äkki Kristus teeb seda, mida pilgates talle öeldi, kui sa oled Jumala poeg, astu ristilt maha.
Aga siis Jeesus kisendas suure häälega ja heitis hinge. Ja 3 evangelisti 4 ja see on huvitav, et need synoptilised evangelistid on kõik selle ära märkinud. Ma loen Matteuse järgi, Rooma väepealiku Centurio, temale allus vähemalt 100 sõjaväelast, ütleb need sõnad. See on tõesti Jumala poeg. Ma usun, see ei ole kogemata. Esimene inimene, kes lunastuse järgselt tunnistab Jeesust Kristuseks, on pagan, on anastaja, on Rooma sõjaväe ülem. Miks? Sest juba Vana Testamendi algselt alates öeldakse, et kui Kristus tuleb, siis ta toob lunastuse kõigile rahvaile. Mitte ainult juutidele, mitte ainult headele, mitte ainult tublidele, vaid kõigile neile, kelle peale meie isegi ei mõtleks, kelle kohta meie isegi arvaks, et tema võiks ka. Võib-olla see on see põhjus, miks nii Matteus, Markus kui Luukas toovad selle esile. Luukas küll natukese teistmoodi. Luukas tsiteerib ja ütleb, et ta oli tõesti õiglane mees. Ja siin mõned ilkujad, mõned, kes ei tunne pühakirja, et no näed, selline see Uus Testament on. 3 evangelisti, nad ei suuda ka kokku leppida, mida see Jeesus seal hüüdis ja mida siis tema hüüdmisele vastatakse. Osad piiblikommentaatorid pakuvad ja arvavad seda, et seal võis olla tegelikult mitte ainult 1 sajapealik, vaid mitu sajapealikku, kuna Kristusega koos oli juba see hirm, et mäss läheb väga suureks. Siis ühe lause võis öelda 1 või teise lause võis öelda 2. See võis olla nii, aga mulle väga meeldib tegelikult, on selline tore raamat Piibel, kuidas seda lugeda kogu tema täiuses, toob selle võrdpildi ja ütleb, et ikka jälle lugedes Uut Testamenti, inimesed väga kergekäeliselt ütlevad, et kuna mõnda kohta, vähemalt meile tundub täna lugedes seda eesti keeles, mäletatakse erinevalt, siis vaevalt, et see asi üldse olemas on. Tõenäoliselt see sündmus polegi üldse olnud ja toimunud. Ütleb, see on nagu huvitav. Kui politsei peale liiklusavariid kutsub kokku selle loo puhul 3 tunnistajat ja kõik ütlevad, et avarii oli, üks ütleb, see oli selline hallikas auto, teine ütleb, tagantjärgi see oli peesikas auto ja 3. ütleb, no mingi hele auto oli. Kas te siis arvate, et avariid ei toimunudki? Või lihtsalt huvitav, kummal pool päikest need erinevad tunnistajad olid? Meil juhtus just niimoodi möödunud nädalal, me arutlesime, teeme hästi väikest remonti kodus ja arutlesime seda, et millist värvi me, osad seinad värvime, et osad pereliikmed arvasid, et see võiks olla praktiliselt valge, teised arvasid, et see võiks olla natukese nagu hall ja mina arvasin, et see võiks olla selline peesikas, sest et voodiraam on peesikas. Ja teate, see on üks väheseid hetki elus. See võib olla tõesti ülestõusmis nädala ime, et kui me seina ära värvisime, siis kõik said, mis nad tahtsid. Päriselt ka, sest kui päike paistab sinna tuppa sisse, kui see on täitsa valge, see polegi ju nagu värvitud, siis teine inimene tuli ja ütles, et ma ütlesin kohe, et see on niisugune hall toon. Nagu ma mõtlesin, võib-olla natuke seledam oleks võinud olla, ta on niisugune hall. Mina istun seal ja küsin siiralt, kuidas teile see värv tundub, valge ja hall? Mina istun siin tooli peale, minust on see sama beež, mida mina ise tahtsin. Kõik seinad on täpselt sama värviga värvitud, vahest harva juhtub see asi. Ja sellepärast ma julgustan, et kui sa loed Uut Testamenti ja loed neid fakte ja võib-olla mingil hetkel, see võib olla tõlkest lähtuvalt, see võib olla sellest lähtuvalt, et meie ise ei adu seda kultuuritausta, mis iganes on see põhjus, tekib tunne, et oota, kuidas see nii saab olla, siis kuulge, selles ei ole kahtlust, seal juhtus inimkonna kõige suurem avarii. Lihtsalt inimesed, kes seda fikseerisid, vaatasid natukese erineva päikese nurga alt ja sellepärast keegi nägi valget, keegi nägi hall ja keegi nägi beeži. Nüüd, miks see lause mind sellel korral nii kõnetas ja puudutas on see, et piibliloolased, kes loevad seda, ütlevad, et ükskõik siis, kas oli esimene lause, see on tõesti Jumala poeg, või see teine lause, et ta tõesti oli õige. Need mõlemad tekstid on sõna-sõnalt võetud eelmistest tunnistustest. Tõenäoliselt Centurio, kes tsiteeris, ta on tõesti Jumala poeg, pani kokku inimeste pilkamisest ja inimeste hüüetest tulnud, sest seal karjuti ja kisati just nende sõnadega kreeka keeles. No, kui sa oled Jumala poeg, kui sina oled see ja ühel hetkel ta vaatab seda ja ütleb, tõesti, nemad kasutasid neid sõnu küll pilkeks, aga minule tundub, et need sõnad on saanud tõeks. Või see teine Centurio või see teine tsitaat, mis ütleb, tema on tõesti see õiglane, on tegelikult sõna-sõnalt see, mida Pilaatuse naine ütles. Kui ta Matteuse evangeeliumi 27. peatüki 19. salmi järgi
on ära märgitud see, kuidas Pilaatuse naine tuleb Pilaatusele juurde ja ütleb, ärgu olgu sul midagi tegemist selle õigega. See, et sinu ja minu elu tunnistab Kristusest. Vahest väga säravalt, vahest erakordselt, unikaalselt, nii nagu siin seda tegi Pilaatuse naine, kellel ei oleks tohtinud olla otseselt mingit pistmist ühe lihtsa juudi mehega, kes kuskilt mingit usulist õpetust jagab, aga ta julgeb seda välja öelda, ta julgeb seda välja elada ja ütleb seal kõigi ees, tema on see õiglane, ärge tehke temaga seda, mida te olete plaaninud. Või vahest meie kõikide elu, minu elu samamoodi, ka sinu elu, tunnistab Kristusest isegi natukese nagu pilkena. Natukese nagu sellisena, et keegi vaatab ja ütleb, et kuule, kas see siis on kristlane, kas see siis on õige, aga teate, kui me siis ei õigusta, vaid anname ennast Jumala armu alla, siis nii meie tugevustes kui ka meie nõrkustes tuleb tegelikult esile see, et Jumala nimi saab kiidetud. See on midagi, mida Paulus 30 ja rohkem aastaid hiljem neid sündmusi, olles juba ise vangis, olles ise taga kiusatud, olles ise sellises positsioonis ja hetkes, mida ta Timoteusele kirjeldades ütleb, et kõik jätsid mu maha. Mõelge nüüd, kõige ägedam Kristuse tunnistaja, kõige erilisem, keda vähemalt meile on ajalugu toonud ja tema kaasaegsed olid nii hädastaga, et nad jätsid ta maha, aga ta ütleb, et teate, Kristus ei jätnud mind maha. Ja vot selles samas hetkes tõenäoliselt ta kirjutab ka Filippi kirja seal lähedal ja mida ta ütleb? Mõned tunnistavad evangeeliumi selleks, et Kristus võiks saada tuntuks. Mõned aga selleks, et mina võiksin kauem vanglas istuda. Vahet ei ole. Kui kuulutatakse Kristust, siis tema nimi saab kiidetud. Sõbrad, see on täna selline huvitav hetk Eestis ja mulle tundub, et ka maailmas tervikuna, kus aina rohkem tsentuurioid kuidagi vaadates, pannes pilti kokku, ütlevad, see on tõesti Jumala poeg. See on huvitav statistiliselt, eriti Ameerikas, kus kõiki neid asju uuritakse, öeldakse, et nii palju kui viimase 3-4 aasta jooksul ei ole viimase 15 aasta jooksul tuntud ja kuulsad inimesed tulnud usulises mõistes kapist välja ka. Igasuguseid muid kappe on, kust on välja tuldud, aga astunud välja ja öelnud, et aga mina tõesti usun, et Kristus on Jumala poeg. Mind üllatas vaadates ka selle nädala Eesti meediat, et isegi Eesti meedias olid mõned naljakad ja mõned veidrad lood ka, aga nii palju seda tunnistust, et kui ma panen kokku selle pildi, mida ma näen, kui ma vaatan fakte, vaatan ajaloo käiku, loen evangeeliumi, siis ma pean ütlema, et tõesti, Kristus on Jumala poeg. Küsimus on, mida sina ütled? Sest teate, seal samas, selle sama sündmuse keskel on üks teine lause, mis mind väga kõnetas ja see on Matteuse evangeeliumi 27. peatükk ja 63. salm. Need on seadusetundjad. Nad on need, kes teavad kõigest kõike. Nad oskavad juuksekarva ka pooleks ajada Vana Testamendi prohvetlike sõnade kohaselt korraga. Kui Kristus on juba risti löödud, kui tsentuuri on vaadanud seda asja ja mitte midagi teades juudi prohvetlikest sõnadest, ütleb, see on Jumala poeg, ütlevad nemad. Minnes Pilaatuse juurde, isand, meile tuleb meelde, et see eksitaja ütles, kui ta alles elas, mina ärkan 3 päeva pärast üles. Ja siis ta palus, et valvet tugevdataks, et hoitaks hauakambrit väga turvalise valvesalga poolt valvatuna. Mulle tundub, et täna Eestis kõige suurem usuline liikumine on tegelikult umbusu liikumine, kui nii võiks nimetada. Et see on midagi, mis on kuidagi nii omane meile. Me igaks juhuks selle asemel, et öelda välja, et ta on, meile meeldib öelda, et ta ei ole. Miks see nii on? Mulle tundub, et üks võimalus nende õpetajate puhul, miks nemad otsustasid ülestõusmispühade nädalal seda lauset öelda, oli see, et kuigi nad ei saanud vastu puigeldes öelda, et Vana Testament ei räägi sellise Kristusest, suur osa asju oli nähtav ja mõistetav, oli nad lubanud kuskile oma südamesse pettumuse ja võib-olla isegi solvumuse, et Kristuse esile tulek
Jumala töö ja Jumala plaan ei olnud nii ellu elatud, nagu nemad olid arvanud ja mõelnud. Ja ma arvan, see on midagi, mida meil tasub nagu enda jaoks läbi mõelda ülestõusmispühade nädalast. Sest rohkem kui kogu minu eluajal vähemalt, ma ei tea, siin on inimesi, kes on pikemalt elanud, võib-olla tuleb midagi veel kaugematest aegadest meelde, aga sellist solvumiskultuuri legaliseerimist nagu praegult täna ei ole minu mäletamist mööda olnud. On lausa auasi olla solvunud enda ümbritsevate inimeste peale, valitsuse peale, ajakirjanduse peale, kõige peale ja seda väljendada ekspressiivselt. Nad on igavesed eksitajad. Kuigi väga tihti me ei tea fakte, me ei tea, mis on olnud selle taga. Maailma 2 kõige suurema võlakoormaga riiki. Ma olin täitsa üllatunud, kui ma vaatasin. Ma ei suutnud kuidagi neid kokku panna oma peas, on vähemalt täna Sudaan ja Jaapan. Urmas, kas on enam-vähem nii, võib olla? No vähemalt mingid faktid ütlevad. Riigid nii seinast seina, aga mõlemil neil on võlakoorem rohkem kui 250% nende SKP-st. Aga mulle tundub, et väga suur hulk inimesi ütleb, et Jumal on veel rohkem võlgu mulle kui Jaapan ja Sudaan kokku. Ma olen solvunud tema peale. Jumal on võlgu mulle minu isiklikku heaolu. Sest miks mina olen ära teeninud selle, mida ma praegu tunnen, mida ma kogen, millest ma läbi lähen. Jumal on eestlastele igal juhul võlgu meie ajaloolise heaolu. 700 aastat orjapõlve. See on see narratiiv, läbi mille me käime. Ja see on kuidagi meie sees olemas. Et isegi kui suur osa klikke justkui läheks kokku, et Kristus võibki olla seesama Jeesus, me ikkagi lõppkokkuvõttes paneme võrdusmärgi ja ütleme, et ei, see nii ei saa olla, see on lihtsalt eksitaja. See, et keegi on Lootuse külas vabaks saanud, no see on lihtsalt ajutine, see on manipulatsiooni tulemus. See, et mõni tore abielu on taas kokku tagasi tulnud, no see ei saa ikkagi päriselt nii olla, seal peab midagi muud. See, et Rakveresse ehitatakse sellist kirikut, nii nagu naljaga pooleks üks tore inimene küsis, kuule, kelle te ära tapsite, et selle raha olete kokku saanud. See oli küll positiivse naljaga. See ei olnud sellise süüdistusega. Aga saate aru, see on mingi selline driver, kui me seda hoolega ei märka, ei jälgi, ei ole nii nagu Kristus suurel neljapäeval Keetsamini aias põlvili palumas, et sinu tahtmine sündigu. Siis hirm, uskmatus ja häbi ei häbene tulla meiega kaasa nii risti alla kui avatud hauale. Ta ei jäta meid maha. Mind julgustas nendel päevadel kuidagi see mõte taas, et isegi Jeesuse jaoks ei tulnud isa tahtmise tegemine iseenesest mõistetavalt kergelt. Vaid ta pidi võitlema Keetsemanis selle pärast. Enne ülestõusmispühasid me olime 5 nädalat selles teemas sinu tahtmine sündigu. Ja ma arvan, et see on midagi, mis aitab meil hoida ennast sellel kursil, et meie ei vaata Jumalale kui võlglasele, vaid kui võimaldajale. Meie ei vaata Jumalale, kelle peale me solvunud oleme, vaid me oleme nii tänulikud, et tema, kellel on 1000 põhjust olla solvunud minu peale, ütleb ei. Ma olen otsustanud sind armastada. Ja mitte lihtsalt sellepärast, et ma lubasin. Mitte sellepärast, et nii on kirjutatud, vaid sellepärast, et sa meeldid mulle. Sellepärast, et ma armastan sind. Ja mina jään viimsena põrmu peale seisma. Selles lauses, mida need seadusetundjad ütlesid, see eksitaja, selles lauses on 2 hoiatust. Üks on see, et Jumalal ei ole lapselapsi. Te teate seda mitmed, seda väljendit. Juudid olid harjunud ütlema, et Abraham on meie isa. Jeesus ütles, Jumal võib nendest kividest äratada Abrahamile lapselapsi. Ja teate, need on need hetked ja need sündmused, kus me tuleme kohe varsti 3. lause juurde, aga täna ka. Sa mõtle oma elus üle, kas sina oled teinud selle sammu, mida Toomas tegi pärast Jeesusega kohtumist, öeldes selle 3. lause, minu issand ja minu Jumal. Või sa oled täna veel selle koha peal, kus sa ütled, et sa oled minu naise Jumal,
sa oled minu mehe Jumal, mul on nii hea meel, et sa oled mu lapsest inimese teinud, sa oled mu lapse Jumal, seda vahest tullakse ja ikka tunnustavalt öeldakse kirikus pastorile ja noortejuhtidele suur tänu. See on imevärk, mis te mu lapsega olete teinud. Või päris mitmed meist siin koguduses me saame öelda, et sa oled mu vanaisa või vanaema Jumal. Juudid ütlesid just nii. Ja see oli see platvorm, millele sai pugeda sisse see arvamus, et Jumal on väärt solvumist. Või teine asi. Ohtlik on olla täna seal, kus Jumal oli eile. Mulle meeldib see Elari Tamme ütelus, mida ta Avispea koguduses jutlustas ja nii toredalt Pilvi on selle interneti üles pannud. Ohtlik on olla täna seal, kus Jumal oli eile. Ja kas see on midagi, milles me näeme, oli nende seadusetundjate nagu suur väljakutse? Jumala sõna sai teoks. See sai tegelikuks, aga mitte nii, nagu eile oli arvatud. Mitte nii, nagu tundus nende eilsetest arusaamadest ja kultuuriruumist kohaselt vastav, vaid täiesti teisel moel, täiesti uuel viisil. Mäletate? Esimene lause. Vastupidi kõikidele ootustele, tsentuuria ütleb, see on tõesti Jumala poeg. See tuletab meile meelde, et sinu ja minu elutunnistus on oluline. Tsentuurio ei saanud kusagilt mujalt seda usutunnistust saada, kui kuulates ja nähes inimesi enda ümber, isegi neid mitte päris häid usklikke. Ka nende tunnistus Jumala armu läbi lõpuks puudutas. Või päris mitmed meist, mina nende hulgas, oleme sellel teekonnal õppinud Jumalat tundes aegalt arvama, et ma tean kõike. Meil on see koht, kus nii, tänu Jumalale ta armu eest. See oli praegult tellimatu vaimulik reklaamipaus keset jutlust. Kui midagi, millele sa oled lootnud, midagi, millega sa oled harjunud, ühel hetkel ei tööta, siis Jumal on kellegi teise kätte andnud uue lahenduse sinu jaoks ja sinu kaudu. Aitäh, Mati, et Jumal kasutas sind ja Liid ja sind. Aga see mõte, mille juures me olime, oli siis see, et Jumalal ei ole lapselapsi ja ohtlik on olla täna seal, kus Jumal oli eile. Ja kolmas lause, seda ma juba mainisin tegelikult, ja see on Johannes evangeeliumi 20. peatüki 28. salm, kus usklik Toomas, mulle meeldib just nendel ülestõusmispühadel kuidagi endale meelde tuletada, et ta oli uskmatu, aga ta täna on usklik. Ja nii nagu ma iseennast peeglis tihti vaatan läbi eilse ja üleeilse, ja nii nagu ma tihti inimesi enda ümber vaatan läbi eilse ja üleeilse, siis see on oluline, et me vaataksime teineteist ka tänases päevas, uues armus. Ja siin usklik Toomas ütleb, minu issand ja minu Jumal. Tegelikult vaadates tänasest päevast on selle lauseni veel 8 päeva aega, aga ülestõusmisloos tegelikult seda on huvitav vaadata, et Jeesus ei lasknud mitte kedagi, mitte ühtegi oma jüngrit tegelikult välja ülestõusmispühade loost, enne kui nad moel või teisel ei öelnud seda lauset. Meie tänases ühiskonnas, nagu ma ütlesin, mulle tõesti nagu meeldib sellest rõõmu tunda, et usk on taas legaliseerumas selles parimas mõttes, ta on nagu legaalseks saanud ja inimesed julgevad tunnistada. Mul on nagu väga hea meel, et selle aasta ristikäigul esimest korda kõigi nende aastate jooksul, mitte et ennem nad ei oleks tahtnud tulla, aga meie vanad rumalad ise ei tulnud selle peale. Kutsusime linnapea, ta oli koos meiega, luges piilbitekste. Et see oli nii tore. Vaadates muid kommentaare siit ja sealt me näeme, inimesed ütlevad, aga tänasel päeval rohkem kui kunagi varem on kiusatus ka sinna seisma jääda ja jääda selleks tsentuurioks. Me ei tea kirikuloos tegelikult. Vagad jutud väidavad, et temast sai oluline inimene veel kirikuloos, aga ühtegi fakti, ühtegi tõendit selle kohta ei ole. Sealt tuleb astuda järgmine samm. Ja see järgmine samm on see, mida siin Johannes lasi kirja panna, minu issand ja minu Jumal. Mulle väga meeldib see lugu, mida Leho Paldre Postimehe Suure Reede artiklis meile tuletas. Mõned te teate, mõned pole seda lugenud, võite pärast minna lugema, see on hea artikkel. Ja see räägib sellest, kuidas Vaikse ookeani edelaosa saarel elava hõimu keelde hakati 19. sajandi lõpus tõlkima Johannes evangeeliumi. Seda sama, millest ma loen praegu, minu issand ja minu Jumal. Tõlkijad sattusid aga hätta sõna uskuma tõlkimisega. Arvatavasti ei leidunud selles keeles sobivat vastet.
Ühel päeval oli tõlki oma onnis istunud, kui tuli sisse üks kohalik ja viskas end selili võrkkiike. Tõlkija läks järsku peas lambike põlema. Ütle, mida sa praegu teed? Mis tegusõna sa oma tegevuse kohta kasutaksid? Küsis ta kohalikult. Mida ma teen? Ma toetun teie raskusega võrkkiigele. Ja niiviisi läkski kohaliku pilpi tõlkesse seal, kus meil on sõna uskuma. Kasutatakse selles keeles fraasi toetuma täie raskusega. Ma usun Jeesusesse, kõlaks siis, ma toetun täie raskusega Jeesusele. Öelda minu issand ja minu Jumal on see, ma toetun täie raskusega Jeesusele. Ja võib-olla meil sellises preisi saksalikus töökultuuris on isegi hea aega, et nüüd piiblit lugedes mõelda seda, et ma viskangi sinna usu võrkkiigesse, tõstan käed ja jalad lahti ja korraks olen seal ja ütlen, issand, siin ma olen. See tekst, mida Urmo luges, kuidagi nagu kõnetas ja puudutas mind nendel päevadel, kuidas võib-olla laupäev on üks kõige keerulisem päev suure nädala päevadest. Sest see on see ainus päev, kus mitte midagi ei saa teha. Reedel sai vähemalt valesti teha. Ülestusmis hommikul sai ka vähemalt valestigi sai teha, aga selle laupäeval ei saa mitte midagi teha. Ainus, mida saab teha, on toetuda täie raskusega Jeesusele. Ma ei tea, kus oled sina täna. Ma ei tea, millist lauset oled sina täna oma elus ütlemas. Kas sa oled täna selle koha peal, kus sa oled tegemas esimesi samme, sa ütled, see mees oli tõesti Jumala poeg. Tema oli tõesti see õige. Siis on suurepärane, et sa oled sellele teele astunud. Sa oled väga teretulnud Karmeli kogudusse või kui sa oled kuskil mujal linnas, leia endale kogudus, ole osaduses ja kui sa tahad järgmisi samme astuda, mõnes kohas on alfa, meil hakkab pühendumiskool, ära jää lihtsalt selle tsitaadi juurde, võta järgmine samm. Kui sa oled täna aus ja sa oled selle koha peal, kus tegelikult solvumine ja kibedus on läinud nii sügavale, et ausalt peeglisse vaadates sa pead ütlema, et ma ei jaksa sellest üle olla. Ma olen pettunud inimestes. Ma olen pettunud selles hetkes, kus ma olen. See kõik pidi minema hoopis teisiti. Siis tead, ma tahan sind julgustada. See ei lõppe nii, kui sa oled valmis muutuma, kui sa oled valmis arenema, sest seda ütlesid paljud seadusetundjad, aga kas te teate, Apostlite tegude 6. peatüki 7. salm ütleb, aga suur hulk preestreid võttis usu vastu. Need, kes alguses olid skeptilised, need, kes alguses ütlesid, et see on valetaja, ta on eksitaja, korraga nägid seda võrkkiiget ja 6. peatüki 7. salm kirjeldab, kuidas nad täie raskusega õppisid toetama Jeesusele. Nii kui sa oled täna selle koha peal, siis ka pärast teenistust, ma julgustan sind, meil on eespalve meeskond, kes on valmis sinuga palvetama. Me ei ole siin koguduses kuidagi, isegi kui mina olen suhteliselt naerusuine, lihtsalt oma loomu pärast. See DNA, ma arvan, see küll vaktsiiniga ei tulnud, see tuli ikkagi DNA-ga Jumala poolt, siis see ei tähenda seda, et me kuidagi ei tegele valuga, ei tegele tõsiste asjadega. See ei pea jooksma ära. Meie meeskond on heal meelel nõus sinuga palvetama ja küsima, mis on see järgmine samm. Sest väga tihti see valu, ka see solvumine ei ole tulnud üle öö. Variserid 3,5 aastat jälgisid Jeesust. See võttis aega aastaid. Ja me näeme, et ka väljaravimine paljude nende jaoks võttis aega tegelikult kuid ja kuid, kuni jõudis kätte Apostlite tegude 6. peatüki 7. salm. Aga kui sa teed täna esimese sammu, siis sa oled teel õiges suunas. Et öelda, minu issand ja minu Jumal. Ja ma toetun täie raskusega Jeesuse peale. Mida võtad sina täna kaasa ülestumispühadest? Kui sa ei võta väikest hetke ja ei mõtle enda jaoks läbi, siis nii nagu ma algus ütlesin, iseenesest väärtused meie külge kinni ei haaku. Selleks me peame alandama oma südant ja paluma, et sinu riik tulgu ja sinu tahtmine sündigu. Aga nüüd viimane. 3 lauset ja see 1 kivi. Me teame ülestumispühade loos on kivi haua ees väga suure ja märgilise tähendusega. Ja ma olen absoluutselt kindel, nii nagu me vaatame Vana Testamendi prohvetlikke kuulutusi, siis ükski detail Jeesuse kannatuse ülestumise loos ei olnud juhuslik. Ei ole olnud lihtsalt niisama.
nii ka see kivi selle haua ees. See, mis tuletab meelde, et meie kõikide elus, sõbrad, eranditult on need hetked ja need kohad, kus tegelikult meie edasi ei saa. Kus meie jõud, meie tarkus, meie võimekus lõpeb. Ja teate, need on need hetked, mida ei peagi kergelt võtma. Kristus ka ei võtnud lunastus kergelt. Teeme lihtsalt ruttu asjad korda. Ruttu, suts ja valmis. Ei, ta pühendus 100%. Ta alistus 100%. Aga teate, mis selle tulemusena juhtus? Juhtus see, et sellest kivist, mis seal ees, mis takistas uut liikumist, saab formuda selline killustik, lubeakivi killustik, mis on alusvundament selleks, et rajada sinu elus uut teed. See oli üks prohvetlik pilt, mis mind nagu tabas nende ülestõusmispühade keskel. Kui sa oled täna selle koha peal, et sinu elus on mõni tõeliselt suur kivi, kas värskelt veeretatud sinu elu mõne sektori ette või see on olnud juba pikalt ja sa tunned, et sa ei saa edasi, siis ma tahan sulle öelda, ma tahan iseendale ka öelda, et kui me siis nendel hetkedel täie raskusega toetume Jeesuse peale, siis tema võtab selle sama suure kivi, purustab selle selliselt, et selle kivi mälestused, selle kivi kogemused, selle kivi läbi elatust saab see lubeakivi killustik, millele Kristus rajab uue tee, uue raja. Sa võid oma elus kogetuga jõuda nende inimesteni, keda mitte keegi ei mõista, mida keegi ei tea. Sa võid oma elus kogetuga jõuda ja äratada usku seal, kus keegi teine ei oska midagi öelda, kus teised lasevad käärüppega, sa ütled, ma tean, ma elus kogesin, mul oli selline suur müraka sees, millest nüüd on saanud selline lihtne lubeakivi killustik siin risti ees. On tegelikult terve kauss sellist lubeakivi killustikku. Ja kui sa tunned, et siit minnes võib juhtuda nii, nagu Luuka evangeelium kirjeldab, et Emmause tee 2 jüngrit, kõik sündmused olid juba ära, nemad läksid ikka oma vana elu juurde tagasi ja kuidagi muutust ei olnud tulnud. Kui sa oled nagu tavaline inimene, kes unustab kergelt ja sa tahad, sa võid pärast tulla ja võtta siit ühe kivi, panna enda, mitte kinga, vaid panna endale taskusse. Mina olen käinud juba 2 päeva kivitaskus ringi ja see tuletab mulle meelde, et Jumal, see suur mürakas, mis on olnud minu elus, mis on hoidnud kinni, mis ka täna meie koguduses on olukorrad ja sellised nagu juhtimis, võiks öelda ka täitsa kriis. Me ei saa inimestena nagu aru, kuidas see tuli ja kuidas täpselt sellega edasi minna. Aga kui me alandame oma südamed, olles risti all koos, siis me teame, et ühel hetkel, mitte sellepärast, et minul oli õigus või kellelgi teisel oli õigus, mitte sellepärast, et tema oli täiuslik või tema ei olnud täiuslik, vaid sellepärast, et Jumala arm saab nõrkuses täie võimuse võima võtta, panna selle kivi tasku ja öelda, issand, ma tänan sind, ma ootan ja seisan usus ja toetun täie raskusega sinule, sest sa teed tee. Sa rajad tee ja ühel hetkel me vaatame tagasi ja kiidame sind ja ülistame sind ja ütleme, et Jumal, sina oled see, kes juba Vanas Testamendis ütles, sa teed kõrbessegi tee kuivale maale jõe. Aga tõuseme koos ja palvetame ja siis me saame veel koos ülistada. Kallis Isa, me täname sind kogu südamest, sinu headuse ja sinu helduse eest. Isa, me täname sind, et meie nõrkusel ja meie puudusel ei ole piire. Seda tead sina palju paremini kui meie. Aga issand, sa tead ka seda palju paremini kui meie, et sinu armul, sinu vägevusel ei ole piire samamoodi. Sellepärast me oleme täna siin tähistamas seda, et meie nimed on kirjutatud sinu nime sisse. Et meie elud on kirjutatud tänasest sinu elu sisse. Et meie oma haavade, oma raskustega mahume ära sinu kätes olevatesse naelaarmidesse,
kust voolab elu, mida juba Jesaja nähes ütles, sest sinu vermete tõttu on meile tervis tulnud. Isa, me täname sind, et täna meie suur osa siin võime öelda julgelt välja, minu issand ja minu Jumal. Kui siin on keegi, kes täna on ütlemas, ta tõesti vist ongi Jumala poeg, siis isa, ma õnnistan ja palun, et neil võiks olla julgust astuda järgmine samm. Ja kui siin on täna keegi, kellele viimase aastate, viimaste päevade elukogemused on tekitanud seda tunnet, et Jumal saab mind petnud. Ma olen justkui solvunud sinu peale, siis ma tänan Jumal, et sa oled ka täna siin, et armastada meid välja sealt, et me võiksime pärast mahtuda sinna Apostlite tegude 6. peatüki, kus on öelnud, et paljud toetusid pärast seda täie raskusega Jeesuse peale. Aitäh sulle, isa, selle aja ees siin ja aitäh sulle, Püha Vaim, et sa teed alati rohkem, kui me oskame oodata või arvata seda väge mööda, mis meis on tegev. Amen. Ja me jääme seisma. Ja isa, me täname sind selle eest, et meil on sinu vereväes julgus Jumala ees. Jeesuse vereväes on meil julgus Jumala ees. Meil julgelt siseneda kõige pühamasse paika. Seisan su trooni ees, siin kõige kõrgemal lähedal. Seisan su trooni ees, olen siin kordaga siin. Seisan su trooni ees, siin kõige kõrgemal lähedal. Seisan su trooni ees, olen siin, et kummardada sind. Jeesuse vereväes on meil julgus Jumala ees. Võin julgelt siseneda kõige pühamasse paika. Seisan su trooni ees, siin kõige kõrgemal lähedal. Seisan su trooni ees, olen siin, et kummardada sind. Seisan su trooni ees, siin kõige kõrgemal lähedal. Seisan su trooni ees, olen siin, et kummardada sind. Kallis kogudus. Aitäh, Evelin. Me oleme täna siin veel selleks, et tuletada meelde see, mis juhtus üleeile. Ei ole minevik, vaid see on olevik ja sellest lähtuvalt on meile avatud ka täiesti uus tulevik. See, et Kristus on surnud meie eest erinevates kiriklikes tavades, tähistatakse seda mõnes mõttes väliselt pisut erinevalt, aga see sisu on üks ja sama. See leib, mis jõuab teieni siit selle väikese karika seest, tuletab meile meelde Kristuse ihu ja see mahl siin tuletab meile meelde Kristuse verd. Meie koguduses on see avatud kõikidele, kes on oma elus teinud otsuse. Issand, sina oled minu issand ja minu Jumal. Ma annan oma elu sulle.
palun anna andeks mulle minu patud, ma tahan sulle järgneda. Kui sa oled mõnest teisest kogudusest või sa ei ole veel ristimisele jõudnud tulla, siis meie koguduses sa võid samamoodi tulla ja sellest osa võtta. Ainult üks põhjus, mida piibel õpetab, ta ütleb, et kui meie elus on regulaarset süstemaatilist ülekohut, mis ei ole Jumala sõnaga kohane ja me ei ole sellega tegelenud, siis ta ütleb, et ära siis võta. Aga kui sa oled eksinud, sa oled pattu teinud ja ütled, Jumal, anna mulle andeks, ma vabandan, ma palun andestust kogu südamest, siis piibel ütleb, et kui meie oma patud tunnistame, on tema ustev õige, et ta annab meile andeks meie ülekohtu ja vabastab meid kõigest süüst, siis sa võid julgelt tulla ja võtta sellest osa. Meie koguduses on ka see võimalus, et lapsed aeg-ajalt tulevad ja liituvad sellega ja täna samamoodi meie lastemeeskond varsti tuleb siia ette, nii et ärge siis ehmatage sellest sebimisest, aga kõigepealt me võtame veel aega palveks ja Jumala sõnaks ja siis palume, et Meelis ja Madis Pikat ja Meelis Einstein tulevad appi kandma ja me ootame, kuni kõik on saanud need väikesed topsid kätte, siis me üheskoos meenutame Kristuse surma. Jeesus ütles, tehkem seda minu mälestuseks. Jeesus sel ööl, mil tema ära anti, võttis leiva, tänas ja murdis ja ütles, see on minu ihu, mis teie eest antakse. Tehke seda minu mälestuseks. Ja sel samal kombel võttis ta karika pärast õhtusöömaaega ja ütles, see karikas on uus leping minu veres, nii sagedasti, kui te sellest joote, tehke seda minu mälestuseks. Täna sulle, isa. Me oleme siin sinu ees täna ja isa, me oleme tänulikud sulle sellest, mis sina tegid ja me teeme seda selle hetke mälestuseks. Ma täna sind, et üksi see sai mahl on lihtsalt sai mahl ise, aga ma täna sind, et see on sümbol sellest, mida sina tegid ristil. Et sa surid ja sa tõusid ülesse. Ja ma täname sind, et me saame olla osa sellest, isa. Sinu võidust. Ma täname sind selle eest, isa. Ma palun, et kui me sellest osa oleme, siis tänu sulle, et samamoodi nii nagu see sümbol siin, et see, mida sa ristil tegid, see saaks kuidagi ellu, meie elus. Et meie elu oleks seda väärt, isa. Ma tänan sind, et sa tooksid esile selle parima, mida sina oled mõelnud. Ja luba, et meie alistuksime oma eluga sulle. Annaksime selle sinuga ette ja ütleksime, et sina oled minu elu issand. Las see sümboliseerib seda, et sina oled meie elu issand, isa. Tänu sulle selle eest. Tänu sulle selle eest, isa. Amen. Palun Meelis ja Madis.
teeme seda üheskoos. See on Jeesuse ihu, mis on meie eest antud. Ja see on Jeesuse veri, mis on meie eest valatud. Palvetame koos meie isa palve. Meie isa, kes oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu ja sinu tahtmine sündigu. Nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast. Sinu pärand on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Aamen. Ja sõbrad, nii selle lauluga, millega me alustasime, sellega me tahame selle hetke veel lõpetada ja siis tuleb Mati, mis ütleb, et kuningas, Kristus on kuningas. Kuningas, Kristus on kuningas. Au ja kiitust ja tänu toogem tal koos. Taev, püha ja tõeline, armastan sind, mu elu jõud, rõõmude rõõm. Laulgem kõik! Laulgem kõik! Nim on tõesti nimi Jeesus, meie aukuningas Jeesus oled vaid sa. Kuningas, Kristus on kuningas, surid mehest, palud mehest, õnnistad meid. Ja veel kuningas Kristus, Kristus on kuningas, au ja kiitust ja tänu toogem tal koos. Taevane, püha ja tõeline, armastan sind, mu elu jõud, rõõmude rõõm. Laulgem kõik! On tõesti nimi Jeesus, meie au, kuningas Jeesus oled vaid sa. Kuningas, Kristus on kuningas, surid mehest, palud mehest, õnnistad meid. Surid mehest, palud mehest, õnnistad meid. Ja kõige selle hea eest, millest meil ei jätku sõnu, aga me saame võtta vastu tema sõnad. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma pale sinu üle ja andku sulle rahu. Isa taevas, kui maailm on rahutu ja vaatame ja mõtleme selle peale, et kus midagi võib juhtuda, siis issand, pigem vaatame me sinu peale ja palume sinu käest, rahusta meie süda, et me võiksime kainelt vaadata enda ümber ja teha õigeid otsuseid. Jeesuse nimel ole hoitud, ole õnnistatud ja Jeesuse verega kaitstud. Amen. Jah, muidugi, korra ütlesin, Gunnar ütles korra juba, 3. kord veel kirikus räägitakse, kardina taga on palveaeg. Ära jäta tulemata, kui sul on vajadus. Näeme jälle. Oh